vaatama, ma joonistan sipelda. Aga Henri arvab, et ei vaata. Olen praegu oma kodus Tallinnas Uue Maailma linnajaos ja Kirjanike Liidule kuuluvas Kirjanike Majas. Ja siis nüüd on selline jutt läheb edasi, et 4 või 5 aastat tagasi kolis siia majja noor luuletaja Mihkel Kaevats. Ja ta, saime temaga ruttu headeks tuttavateks ja mingil hetkel ma ütlesin talle, et homme lähen ma Tartusse, et paariks päevaks lähen Tartusse ja nii see jutt jäi. Aga minu plaanid muutusid ja siis öösel peolt koju tulles, ikkagi Tallinnasse jäädes, avastasin ma hommikul, et ärkan suure müra peale. Et müra tuleb ülevalt korruselt ja on üsna läbi luude liha käiv. Ja ma mõtlesin, mida see Mihkel seal nüüd küll teeb. Natuke see mind häiris. Läksin WC-sse ja leidsin ukse vahelt kirja. Ja see kiri kõlas niimoodi. Tere, Jaan! Lootsin kangesti, et oled just täna Tartus. Rentisin põranda lihvimismasina ja teen sellega nüüd tööd. Üritasin su ukse taga koputada, et vabandada, aga keegi ei vastanud ja loodan niisiis, et sul pohmakat pole ja ma sulle väga rõvedat ärkamist ei korralda. Tänasega saab vast tehtud. Ole terve. Ülevalt naaber Mihkel. Peale selle, kui tahad natukene rahulikku aega, tule üles ütlema. Uks on lahti. Vot selline kiri ja loomulikult siin on räägitud, et ta loodab, et mul pohmakat ei ole, mul oli pohmakas ja mul oli vastik ärgata, aga peale selle kirja läbi lugemist ei häirinud see müra mind kogu päeva jooksul enam mitte põrmugi. Ja see kiri on mul olnud kõik need 4-5 aastat seina peal ja vahel ma ikka loen seda ja tuletan Mihklit hea sõnaga meelde.